Tere ja tere tulemast! Täna ma teen väikse õpetava video seoses emakeelepäevaga, mis on juba nädala aja pärast. Siin videos õpetan ma, kuidas leida roppesõnu. Ma ei õpeta roppesõnu ennast, vaid ma annan tööriistad, kuidas neid ise leida. See õpetus võib kasuks tulla ka vanematele inimestele, aga see on suunatud pigem noortele. Ütleme, et sul vanemad on viisaka jutuga, aga meediatarbimisega ranged. Sa oled üles kasvanud kuskil rahulikus rajoonis, mitte karmidel geto tänavatel, kus on sõnavara täiendamiseks vaja minev kirjutatud igale maja seinale, elektrikapile ja bussipaviljonile. Koolis on ka teiste käest piinlik küsima minna, et palun õpeta mulle sõnu. Eriti praegu, kui on e-õpe, saadad kellelegi sellise sõnumi ja siis sellest tehakse kohe screenshot ja saadetakse sinna teise klassigruppi. See, mis on täpselt nagu tavaline klassigrupp, ainult sind seal ei ole. Õppimiseks kasutame me ainult Eesti Keele Instituudi poolseid vahendeid, nii et kui vanemad jälgivad su interneti kasutust, peaks see ikka läbi minema. Igatahes avame otsingu ja lööme sinna sisse õs, mis on lühend õigekeelsus sõnaraamatust. Mina kasutan otsingumootorina Google'it, aga meie eesmärgiks sobivad ka Yahoo otsing või Bing otsing. Ava õigekeelsus sõnaraamat. Päringusse sisesta VULG ehk vulg. See on lühend sõnast vulgaarne või vulgaarsus. Siia võite jätta märksõna. Kliki otsi ja näita. Ning näed, leiti 26 artiklit. 26 sõna, mida sa saad igapäevases elus kasutusele võtta ja nad on siin koos tähenduste ja kohati ka näitelausetega. Ja see ei ole veel kõik. Kerides alla võid leida lingi sõnastike koondlehele. Avame selle uuel vahelehel. Näed, siin on kõik sõnaraamatud, mis Eesti Keele Instituudi lehel saadaval on. Ja paljudes nendes saad kasutada sama protseduuri nagu õigekeelsus sõnaraamatus. Avame näiteks sünonüümi sõnastiku. Lööme sisse sama termini ning saamegi 14 vastust. Võtame veel ühe näite. Avame seletava sõnaraamatu. Lööme sisse otsingu sõna ja otsime. Aga näed, kui sobivaid vasteid on rohkem kui 50, siis väljastataksegi ainult 50 vastet. Sellisel juhul tuleb kasutada komplekspäringut. Kliki vasakul olevale seadmete ikoonile ning näed, siin ongi sõnastiku komplekspäring. Rühmitus kahte kas ignoreeri või kustutada miinusega ära, seda meil vaja pole. Siin vali mis tahes ning löö sisse juba tuttav otsinguterm vulg. All pane väljasta kõik ning otsi ja näita. Siin ongi kõik 59 vastet. Mõned sõnad või sõnaosad on teise värviga, seda ära pane tähele, need on kas lingid või ees- ja järelliited. 3 sõnaraamatu peale kokku on meil nüüd ligi 100 sõna ja väljendit, mida me saame endile sõnavarasse lisada. Igatahes, loodan, et see õpetus aitab teil täiendada oma sõnavara ja liikuda sotsiaalsele redelil endale meelepärases suunas. Aitäh vaatamast, loodan, et järgmine nädal tuleb teil väga hea emakeelepäev ning etteütlus läheb teil ka hästi. Seniks aga head aega!